No tere esmaspäeva hommikut. Ma mõtlesin, et ma eile vaata ostsin uue kummuti, et ma sorteerin siin sahtleid natuke ja samal ajal räägin teiega juttu, kuni Märten viib lapsi lasteaeda. Võtan ühe selle vitamiinikarbiga siia poole. Ühesõnaga, sihuke lugu. Ma ei tea, kui palju teie olete kursis sellega, mis toimub Ameerikas, USA-s. Ma olen juba, ütleme, aasta aega, sellest ajast, kui Trump võitis need presidendivalimised, ma olen kogu aeg peast kinni hoidnud ja see läheb nagu aina hullemaks ja hullemaks. Ja kui see algas lihtsalt nagu inimeste diskrimineerimisega vähesel määral, ma ei ütle, et ja sedagi ei tohiks teha, aga see algas vähemasel määral ja siis see läheb aina suuremaks ja suuremaks ja suuremaks, kuni me oleme jõudnud nüüd sinna, mis seal USA-s toimub. Mida see ICE teeb, on literaali sama, mida Natsi-Saksamaal tegid natsid. See on üks ühele täpselt sama. Ainuke asi on selle, tegelikult vist vabandust, vaata nüüd siinkohal ma ütlen kogu video ette ja taha. Ma ei ole ajalooga väga hästi kursis, ma võib-olla ütlen midagi valesti, ma ei ole ka poliitikaga väga hästi kursis, ma võib-olla ütlen midagi valesti. Aga kui ma ei eksi, siis ega natsid ka minu meelest ju ainult juute ei küüditanud, et ikkagi oli ka teisi rahvusi seal. Ja täpselt see toimub praegu USA-s ja see on kohutav. Ja ma ütlen, see eriti viimastel päevadel nagu rõhub mu hinge väga tugevasti. Sest ma vaatan neid videoid, kus inimesi tulistatakse lihtsalt, inimesed karjuvad appi, kuidas lapsed eraldatakse vanematest, kuidas emad-isad viiakse lihtsalt kuskile vangi, kus neid võib-olla ei leita enam kunagi üles, mingid detention centrid kuskil in the middle of nowhere. Et see ei ole mingi vabariik, seal toimub konkreetselt midagi jubedat, nagu midagi jubedat. Ja kui keegi siin, kes seda vaatab, on Trumpi toetaja, ma ei oska midagi öelda. Ma ütlen ausalt, ma ei oska mitte midagi öelda, sest et see on minu jaoks nii ebainimlik, mis seal toimub. See on nii ebainimlik, et ma ei saa aru, kuidas keegi üldse suudab midagi sellist teha ja keegi suudab midagi sellist heaks kiita. Mul ei mahu see pähe. Ma nägin eile videot, kuidas üks kooliõpetaja luges ette kirja Anne Franki päevikust mingi lõigu, kus oli kirjas umbes midagi sellist, ma ei tsiteeri loomulikult, aga midagi sellist, et väljas toimuvad jubedad asjad, pered kistakse lahku ja lapsed umbes kooli minnes ei tea enam, et kui nad koju tulevad, kas nende vanemad on kodus või alles üldse. Ma jällegi ma ei tsiteeri seda, aga kes ei tea, siis Anne Frank oli juut, kes peitis ennast siis, kui kõik need küüditamised toimusid. Täpselt sama asi, mis toimub praegu USA-s, inimesed peidavad ennast kodudes, kui nad on juhtumisi hispanic või mustanahalised või lihtsalt nad ei ole full aaria rassi basically. Või nad on immigrandid või isegi kui nad on legaalsed immigrandid. Ma eeldan, et te teate, mis USA-s toimub, on ja lihtsalt kui te ei tea, ma ütlen teile, see on midagi jubedat, on ju. Ühesõnaga, see õpetaja luges selle katkendi ette ja siis ta näitas kirja, mida tema hispanic õpilane oli kirjutanud talle, jätnud talle laua peale kirja, kus oli põhimõtteliselt kirjas, et ta kardab koolis käia, sest et ta kardab iga päev, et kui ta koju läheb, et ta ema-isa ei ole enam seal, sest et nende tutvusringkonnas on juba nii juhtunud. Või ta kardab, et ICE tuleb kooli ja viib tema kuskile ära. Ja nii, miks ma sellest kõigest üldse räägin, on ju? See painab mind nii jubedalt, sest
kuidas saab maailm selline olla? Nagu kuidas? Aga mis mind rõõmustab, on see, need protestid, mis seal toimuvad. Need on nii võimsad ja inimesed astuvad nii-öelda ICE-le vastu ja mitte, ma ei räägi ma räägin täiesti selles suhtes valgetest kodanikest, keda võib-olla ICE üldse ei puudutaks. Nemad tulevad inimestele appi, nad seisavad töökohtade ees, nad patrullivad väljas, hoiatavad ICE eest. Seal just paar päeva tagasi oli üks kõige suurem protest maailmas, kus oli üle 100 000 inimese. Reaalselt need videod olid nii võimsad, see oli drooni, see oli never ending rahvamass, kes kõik tulevad välja ütlema, et fucking stop this nonsense, on ju. Ja nad tegelikult kõik riskivad oma eluga, sest et see, mis ICE seal tänavatel ka teeb, isegi siis, kui sa ei ole valet värvi, see on ikkagi nagu sa paned ennast ohtu, aga nii-öelda suurema eesmärgi nimel, sest et sa ei saa kõrval istuda ja vaadata, kuidas teistega niimoodi tehakse. Ja see annab mulle nagu lootust, et inimkond on nagu kuskil on veel nagu mingisugune inimarmastus säilinud. Ja siis ma hakkasin mõtlema Eesti lõikes. Ja alguses mõtlesin, jumal tähendab, vähemalt Eestis nagu sükest asja pole, sest et USA-s vaata, see on nagu kogu aeg läheb aina rohkem persse, kõik toetused võeti ära. USA-s nüüd keelustati ära, et sa ei tohi autos elada, sa ei tohi tänaval elada, kõik on illegaalne, kõige eest vangi kogu aeg, on ju. Et inimesed elavad seal nagu ahastuses. Aga siis ma hakkasin mõtlema, meil suvel tõsteti seda tulumaksu. Jah, tehti petitsioon, ka minu meelest 100 000 inimest allkirjastas. Ja kas sellest muutus midagi? Ei muutunud. Ja tegelikult on see sama jube. See on nagu selles suhtes, et ma ütlen täiesti ausalt. Minul isiklikult, minu elus suurt midagi ei muutu, kas see käibekas on 22 või 24% ja ma ei ütle seda sellepärast, et uhkustada või mis iganes. Aga ma ütlen, et ma tean, et on väga palju inimesi, kelle jaoks juba see 22 oli liig. Eestis on nii palju inimesi, kes elavad tegelikult vaesuse piiril või väga tight budget, kuidas mul on, sorry, mul tuleb estonglish praegu. Elavadki palgapäevast palgapäevani. Ja saad sa aru, ega meie ka laseme ju sellel tegelikult juhtuda. Meie valitsus teeb ka valikuid ja neid valikud teevad inimesed, kellel on nii palju raha, et nad ei tea, mida sellega äragi teha. Ja kannatavad need, kellel on kõige vähem raha. Mis on tegelikult jube. Ja saate aru, kuhu ma täna oma mõtetega jõudsin. Vaata, mina olen kogu aeg mõelnud, et loomulikult tuleb makse maksta ilusti. Loomulikult tuleb, sellepärast, et minu maksud aitavad ka teisi. Minu maksud maksavad õpetajatele ja politseile ja aitavad meie süsteemi luua. Ja meil on nagu selles suhtes Eestis vähemalt hea see, et me ei pea maksma mingi health insurance'it ja asju, et see on nagu enamikul on tasuta. Aga siis ma hakkasin mõtlema, et Märten kogu aeg rändib oma seal Instas vahepeal mingi Rail Baltic ja oi kuradi riigieelarve. Ja vaata, nagu ma alguses ütlesin, poliitika mind väga nagu ei huvita. Mis minu asi on, kui see riigieelarve on. Siis ma hakkasin mõtlema, et kui palju raha suunatakse mingitele projektidele, mis nagu Eesti inimesele mitte mingit kasu ei too. Lihtsalt mingi, ma ei tea kuhu, ma ütlen, ma ei ole ennast nii kurssi viinud, aga ma olen üsna kindel, et miljoneid ja miljoneid eurosid lähevad kuskile. Ehk siis minu maksud, sinu maksud ka lähevad kuskile, need ei lähe
kõik nüüd kellegi aitamiseks, need lähevad mingite suurte plaanide tegemiseks, millest ei ole tavalisel inimesele mitte mingit kasu, vaid on kasu kuskil kellelegi, on ju. Ja siis ma küsisin Märteni käest, et kas Eesti riik toetab Trumpi või kas Eesti riik toetab USA-t? Ja Märten ütles, loomulikult. Ma olin meie valitsus toetab seda genotsiidi, mis toimub USA-s. Öelge mulle palun, et Märten teeb nalja. See ei tundunud väga nalja. See ei ole okei. Ja nüüd on minu küsimus. Mis siis meie tegema peame? Kus ma leian 100 000 inimest, kellega minna kuskile? Kas see muudaks midagi? Sest et see, et me kuskile netis panime allkirja, nobody gave a fuck. Mitte kedagi ei huvitanud. Ja kui need asjad niimoodi jätkuvad siin riigis, siis rikkad on lihtsalt ainult rikkamad ja vaesed maksavad selle eest. Ja nagu reaalselt tegelikult see on perses, mis hinnad poes on. Ja ma ütlen ausalt, et ma ilmselt ei kujuta ette kõiki neid raskusi, millega väga paljud inimesed veel nagu kokku puutuvad. Aga ma tahan lihtsalt öelda, et mis siis, et ma seda ise ei koge, siis ma ei taha, et keegi niimoodi elaks. Ma tahaks elada tegelikult mitte ainult Eestis, ma tahaks elada maailmas, kus igale inimesele on tagatud elamisväärne elu. Absoluutselt, kui sa tahad teha pisjonksi, teenida, teha mingeid oma asju, teenida lihtsalt absoluutselt juudu. Ma ei ütle, et kõigil peab täpselt ühepalju raha olema. Ma ütlen seda, et iga inimene peab saama elada kuskil ja süüa nagu basic human needs. Ja saate aru, mida ma täna öösel unes, ma jäin eile kell 3 öösel magama, märkasin kell 5. Selle peale, et ma nägin unes, et oli siuke paneelmaja, kui te kujutate ette Õismäe ja Lasnamäe, need suured paneelmajad, pikad. Aga see paneelmaja oli selline, et ta läks nagu üles, aga ta läks mingi 20, 30, 40, 50 korrust allapoole ka. Ja kui sa seal all alustasid nagu enamik tavarahvast nii-öelda munenäos alustasid, siis selleks hetkeks, kui sul oli võimalik kuidagi sinna tasapinnale saada päevavalgusesse, sest ma mäletan, et munenäos üks väike poiss sai kuidagi sinna esimesel korrusele ja seal all on ainult nagu pime, mure, stress, nälg, pinge, seal all on kõik see. Ja kui ta jõudis üles, siis ta ei teadnud seda kohta. Päike paistis, seal olid kohvikud, niimoodi, et inimesed istusid õues kohvikutes ja nagu kohvikute ümber ikka on, teate, siuksed väiksed aiad. Ja seal taga läksid kõnniteed ja asjad ja seal vedelesid nälga surevad inimesed. Ja nemad ei öelnud mitte midagi, need surijad. Nad ei palunud abi, nad lihtsalt olid seal. Ja need inimesed kohvikus ei vaadanud ka nende poole. Nad jõid oma kohvi, sõid oma kooki. Ja ma arvan, et mune nagu kuidagi liiga eredalt kirjeldab olukorda maailmas. Ja ma ausalt ütlen, ma kassin nii ära, sest et ma tunnen, et nagu ma ei taha olla see inimene seal kohvikus. Ma tahan midagi teha. Ma tahan ka kuidagi aidata, aga ma ei oska nagu midagi teha. Palun öelge mulle, mida ma saaksin teha. Ma ei lähe poliitikasse, ma ei tea sellest mitte midagi. Ma ei saaks seal isegi hakkama, sellepärast, et ma tean, et poliitikas on, loeb see raha, basically. Ma isegi kujutan ette, et need inimesed, kes lähevad nii-öelda hea ideega sinna, kõik on raha taga kinni. Keegi ei saa tegelikult head teha, saad aru, mitte keegi siit madalamast tasemest ei saa ära teha midagi, sest et seal kõrgemal on kõik juba otsustatud. Ja see ajab mind ahastusse. Ma ei taha
ma ei taha elada sellises maailmas lihtsalt sellepärast, et vaata, ma võiks öelda, mul on pohhui, mina saan oma toidu ostetud, I m fine, who cares. Aga see mõjutab ju seda maailma, seda ühiskonda, kus mina elan. Ja näiteks ma toon teile suvalise näite. Kui tahate ükskõik millise kommentaariumi, siis vaadake, kui vihased inimesed on. Ja päriselt teate miks või? Sest et elu on raske ja elu on disainitud meelega tavalise inimese jaoks hästi raskeks, sest siis sul ei ole aega mõelda. Sul ei ole aega mõelda, oot, kas see on normaalne, mis me ümber tuleb? Sul ei ole aega mõelda. Sa oled nagu survival režiimis, sorry, mul jälle ellujäämis nagu režiimis. Aga me ei ole loodud niimoodi elama, me ei ole loodud elama tegelikult ju pidevas stressis ja mures ja hirmus ja ahastuses. Me ei ole tegelikult mõeldud niimoodi elama, nagu ma ei taha nüüd siin mingi uhuuks minna, aga elu teoreetiliselt peaks olema ju kogemused ja armastus ja naer ja mingid toredad asjad ja loomulikult elus juhtub ka nagu negatiivsemaid asju. Aga üldiselt mitte kellegi elu ei peaks olema ainult nagu mure. Ja ma saan aru, miks nad internetis sõimavad, tähendab, ega ma ei kiida seda heaks, aga pahaks ei pane selles suhtes, et isegi kui mina olen see, keda sõimatakse. Täna just, oli see täna või? Vaatsin, et Go3 oli jaganud mingit klippi, kus meie Kristinaga seal oma saates ütleme, et kõik, kes tulevad meie vestlusõhtul, on alati nii ilusad naised. Ja siis mingi mees kommenteeris siin alla, et aga need kaks on ilged kõõmad. See pole kõige hullem asi, aga kas see on nagu mingi asi, mida üldse öelda. Ja siis ma läksin, vaatasin ta kontot ja ütlesin Märtile, et vaata kui naljakas, et ta tundub nii, ta oli vanem meesterahvas, ma ütlen 45, mitte 50 pluss. Ma ütlesin Märtile, et vaata, tal on nii sõbralikud, siirad silmad kuidagi. Mis on tema elus pahasti, et tal on sees selline viha? Nagu, sorry, et ma rändin, lihtsalt mul tundus, et ma pean selle kõik endast välja saama. Ma ei tea, aga jällegist ma jõuan nagu sinna, ütlesin täna Märtile ka, et iga kord, kui ma hakkan mõtlema maailma asjadest ja vaatan, mis maailmas toimub, mis Eestis toimub tegelikult, siis ma tunnen, et see hakkab mind seest nii sööma, nagu see, ma tunnen, mul on süda raske, mul tekib nagu ahastus, mul on kurb. Ja mul on lihtsam nagu distracted ennast, mul on lihtsam, ma ei mõtle sellele, ma ei loe sellest. See on nagu, vaata, kui sa oled väike laps ja keegi tahab sulle midagi öelda, see teeb ma ei kuule sind. No see sama asja teen mina. Ja kohe, kui ma näpud võtan kõrvast välja, siis vahel kaela ja deposse nagu. Ei, deposse ja vahel kaela. Sest see on õudne. See on õudne. Ja ma lihtsalt tahtsin sellest rääkida, sest et ma tunnen, et kui mul on üldse, mul olete teie mind vaatate, teie mind kuulate, teie mind loete, teie mind jälgite. Ma lihtsalt tahtsin, et teie teaksite, mis mina arvan. Lihtsalt sellepärast, et mitte olla vait ja plaksutada kaasa ja öelda, et kõik on super. Nagu. Kõik ei ole super. Kõik on suhteliselt perses ja ma ei taha seda pealt vaadata, ma ei taha olla, nagu ma ütlen, see kohvikus istuja. Ma ei oska kuskilt kaasa aidata. Reaalselt varsti tekibki siuke tunne, et tulebki inimeste öelda, et kõik. Aga ärge makske oma makse. Mis siis saaks, kui mitte keegi meist enam ei maksaks makse? Lihtsalt ütleme, sorry. Ja siis omavahel ise toimetame, vaatame, et kellel on vaja ja oh my god, kuule, kas niimoodi käibki poliitika? Et siis me võtaksime päriselt nagu need inimesed, keda actually nagu huvitab ja keda ei huvita mingisugused Rail Balticud ja muud euronormid. Vaid me võtaksime väiksema summa makse. Nagu selles suhtes ma ei ütle, et makse tegelikult ei pea, loomulikult peab maksma. Aga see peab olema nagu proportsionaalne, see peab olema võimalik inimestel maksta.
ja siis selle rahaga tuleks teha asju fucking meie inimestele. Kas ma eksin selles, kas ma saan millestki valesti aru või miks ei käi juba niimoodi? Miks Märten ütles mulle, et et Kaja Kallas toetas Iisraeli? Ma ei tea, mitut sõda me Eestis rahastame, ma ei kujuta ette, ma ei taha teada ka. Ühesõnaga, mu jutul ei ole mitte mingit pointi. Ma lihtsalt tahtsin teile rääkida, mis mind painab ja näed, ma ei pannud ühtegi asja sahtlisse ära, ma läksin nii ketasse praegu. Aga vot, selline asi ja ausalt jube kurvaks teeb. Ma tahaks, nagu tõesti ma kõlan nagu mingi missi valimistel keegi, ma tõesti tahaks, et kõigil oleks hästi. See ei tundu isegi nii raske ju. Kõik inimesed teevad mingit tööd, saame sellest raha. Selle raha eest võiks inimene võimaldada endale poes süüa osta ja mitte nagu pidevalt stressata ja pinges olla, sest see teeb inimese kurjaks. Ja et nii ongi. Ja sellepärast ma ütlengi, et mul on hea rääkida, nii pohhu ja kõik on nii pohhu ja elu on lebo. Sest ma võib-olla ei pea muretsema sükest asjade pärast, mille pärast teised inimesed muretsevad ja ma ei ütle jällegi, et see on mul terve elu niimoodi, et ma võib-olla ka olen natukene siuke pohhuistlikumat tüüpi. Aga ma saan aru, et inimestel on raske ja ma saan aru, kui te tahate mind sõimata kuskil. It's fine, I get it. Aga kui kellelgi on mingi hea mõte, kuidas ma saaksin kuskil kasulik olla, sest et need mingid nipet-näpet väiksed heategevusprojektid, see ei muuda suurt pilti, saad aru, kui käputäis inimesi teeb midagi natuke, see ei muuda mitte midagi, me kõik peaksime midagi tegema. Kus me leiame 100 000 inimest, lähme protesteerime siis. Kui 100 000 inimest viitsisid allkirja panna, lähme seisame tänaval. Ma ei tea, mis see aitab, aga vähemalt see näitab, et me ei istu siin tuima ja seal peaksid olema need inimesed, kes on väga mõjutatud sellest ja kes elavadki kuradi peos suhu ja kes elavadki kogu aeg mures ja stressis, et kuidas toit lauale saada, kuidas laste ekskursiooni raha maksta, kuidas lastele talvesaapad osta. Sellised inimesi on mu postkast täis, kuidas arveid maksta. Kas nad peavad siis vaikides istuma kuskile nälga surema või nagu... Ja siis peaksid seal tänaval olema need inimesed, kes ei ole sellest puudutatud, aga kes ei taha, et Eestis oleks selliseid inimesi, kes peavad niimoodi elama. Nii et andke mulle teada, kui meid on 100 000, hakkame minema. Ei tea. Ühesõnaga. Mina hakkan nüüd sahtlit edasi koristama, aga vähemalt sain teile ära rääkida. Ja kui te ei ole kursis näiteks sellega, mis toimub USA-s, ja kes kasutab TikToki, ma ütlen ausalt, see on nii õudne, need videod on nii õudsed, aga ma arvan, et pigem ei tohi silma kinni pigistada, vaid tuleb õudseid asju vaadata ja tuleb õudseid asju kahjuks näha, et aru saada, et see ei saa nii jätkuda. Võt, davai siis, oi.